Tere! Oleme tulnud täna niisugust põnevat asja tegema, nagu proovima Gruusia kööki siia Tallinna vanalinna Gruusia Tavel Tbilisisse, mis on väga-väga ilusa hooviga ja tundub, et ka väga-väga hea söögiga. Mina varem ei ole proovinud, aga sina oled proovinud. Ja Gruusia köök on üks mu suuri lemmikuid. Tõesti, seal on tohutult palju rikkalikke maitseid, väga head liharoad, väga head köögiviljaroad, nii et kõik leiavad sealt midagi endale ja portsud on alati suured ja uhked ja kõht ei jää mitte kellelgi kunagi tühjaks. Okei, väga hästi, aga mina olen valmis proovima, sina oled valmis taas proovima. Taas proovima, just. Iga kell Gruusia köök on ikka üle kõik. Vaata, mis meile õppis täna toodi. Mul enne jäi selle ütlemata, et hinkaalid on ühed mu lemmikud. Need samad. Need suured pelmeenid. Ja need suured pelmeenid. Need on liha ja puljongid täis ja tohutult maitsed. Lõhnad täiega hästi. See juba jõudsid esimest see on nii hea, et ma ei räägi sinuga praegu. Issana. Issand. See on nagu supikausik, kes on suletud. No ei, no mida sa teed? No mitte kahliga, mitte nuoga, no jumala, no. Taig on sees. Pärast meil on lusikat vaja, et siis ei talustaržiku pealt ka kätte saada. Nii, ma ei oska seda nüüd jälle rünnata midagi. Mürtutši, ma ei saa seda rohkem vaadata. Ma lähen näitan nüüd, kuidas süüa. No. Tere turgud! Tere! Mina olin Mamugil, väga meeldib. Ma olen Gruusia Taverna Tbilisis šef. Ja ma käisin siin juurde ja nägin, kuidas te sööte hinkaalit ja see on... Ei ole normaalne, me ei saa nii vaadata, kuidas te sööte hinkaalit tegelikult. Need on nii häbi. Nad ei ole kotletid. Tegelikult meil ei ole vaja kahvel ja nuo hinkaali jaoks. Hinkaali sööme käsitsi. Nii, kui tuleb hinkaalit, ootame 10 minti, läheb natuke külmaks. Panime meil tadrugu peale nii palju, kui palju tahame ja panivad nii pidi. Et, Tagurpidi? Jah, sellepärast siit ta on juba külm, aga alt ta on kuuma. Sellepärast keerame, et see poolka läheb natuke külmaks. Nii, panime meil tadrugu peale, läheb paar minti ja läheb rohkem külmaks. Siis traditsiooniliselt sööme mustpipaga, tavalist mustpipar, peale. Kellelgi meeldib palju, kellelgi vähem. Mul oli üks tuttav, kes söös hinkaali lihtsalt, ta pani sees mustpipar. Kuhjaga? Ja, panime peale. Siis võtame kahetsitsi nii, et ta ei hüppal kuskil ja ei jookse. Hammastame. Ja saate näha, sees on puljud. Ja pärast joome see puljon. Nii. Võt niimoodi luristama Ja, peab see tähendab, et ta on väga hea. See on nagu kompliment meie jaoks. Sees on puljon ja see on õige, kuidas seda süüa. Ja edasi juba. Ja. Nii. Kohe käega kinni ja... Kindlasti saab tegelikult. See puljon, mis on sees, väga hea, kui on sinine esmaspäev. Me alati nagu Gruusias, kui on sinine esmaspäev ja me jääme palju tšatšat. Veel ma nägin, kuidas te sõite atšaruli hačapuri. Ja seda tegime ka valesti. Ja, tegelikult ma näitan, kuidas seda süüa. Siin ka on 2 variantit. Algusel üks variant on tegelikult kassitsiot need võtta ära siit pool. Ja otsiot nii ilusti, nii segada ja... Tõeliselt. Ja peale natuke panna juustu tegelikult. See on nagu pašot munaga. Talupoeglik lähenemine. Ei ole peenud söömist. Väga hea. Nii ilusti läheb ja lõigata siit pool, kui nagu kassid sees ja peale väga ilusti panna see muna. Keerutad jälle ringi. Ja see näitab hea. Ja
veel. Selles asjas on iva. Ja. Ma proovin talupoeglikku lähenemist niimoodi. Ei olegi siis ju kahvlit vaja. See on nii. Ja kõikidele teile tahan ma öelda, et kui te igatsete mõnusat Gruusia kööki, siis tulge kohale Tbilisi tavernasse. Ja kui te ei taha kohale tulla, tahate seda kodus proovida, siis tellige otse restoranist, sest nii te toetate sellel raskel koroona ajal oma kodulähedasi ja kohalikke ettevõtteid tunduvalt paremini. Ja kui te siis olete veel nii laisad, et te ei taha ka kohale tulla toidule järgi, siis võite kasutada TravelTube'i platvormi, et siis teeb kuller teile toidu koju igale poole Tallinnasse.